Keeleamet ükskord ära, käskis Karuseks. Tule mulle homme külla, siis arutame seda asja. Muidugi tulen hea meelega. Jänku tädi, no kus sa küll ometi kohverdakisid vaja on? No mis sa isa nii luberdasid vaja? See on need kõik kallal Pole ma kirpega põrgati koormust võtta. Ma nägin metsas rebasma. Tulevad kohale teine metsas koormust Karuseks. Mis ime teeks? Kas selle väike asi võttas mõnda korda? Ise oled väike asi. Karuseks pani rebasma minu kiusamiskeelu peale. Ta ei tohi meid enam kiusata. Ja küll sina oled nii vana, aga ikka usun mullest, et selle rebasel ühe karuseks teiste kiusamiseks. Ei ole see mingi muinasjutt. Rebasunu palus pisarsilmi lepitust. Ta tahab naabritega hästi läbi saada. Mu emme hakkab väike sul kärbist kaitsta. No jäta sina ka emad poisid ja hakkavad käppasid liigutama ja rebasunu jaoks laulavad. Kas küll tal oli sinu kurgani ja lapsena? No jäta sina ka nalja. Kapsel kaalub kotti ja hea hõrgutis viib rebasanud keele alla. Tere ise ka, Kergudagi. Jagub ikka, aga olen metsa all ringi oma. No jalutamine mulle muidugi meeldib. Mul on värvid jalad. Rebasunu ka viimasel ajal lahkemaks muutunud. Kui sa rääkisid, et kondus on rebasel poolt teisel särgi olnud. Ah soo, vaat siis. See on väga hea uudis. Küll teil lõhnab siin hästi. Rebasel pidi täna külla tulema. Tahab naabritega hästi läbi saada. Nüüd tuli mulle meelde, miks ma teie poolt läbi astusin. Rebasunu palus vabandada, et ei saa täna tulla. Ta olevat haigeks jäänud. Rebasunu vabandas, et ei saa täna tulla. Ta olevat haigeks jäänud. Seda see lood. No, ma lähen vaatasin uudelt naabrit. Aitäh, Silja. Ma hakkan plaani pidama, kulla perenaine. Kena päeva! Kas sul on lõunaks kanapraad? Kana, ei ole veel värske. Kas sa tilli ka panid? Mina küll ilma tillita ei söö. Oota, ma lähen too kipukese. Kus sa ometi jäid? Vaata, panin tillid kännule, võta ruttu, muidu närkivad ära. Nii rebasunu ei saanud jälle järgmine kätte. Pärast seda, kui Jänku-onu oli rebasel jälle näha üle kõrvade tõmmane. Oli rõinuvadet täis tahtmist. Lõpuks lõpuks jagale koht kätte näidata. Ta korjas vaiku ja koolis sellest lugu. Ta pani luku suure tee äärde, pukas isa põõsasse peitu ja jäi ootama. Tuligi Jänku-onu keksutades mööda teed. Tere! Ilus ilm täna. Kas pole? Miks sa vait oled? Ma räägin sinuga, vasta kui küsitakse. Küll ma sind õpetan, kuidas viisakas olla. Võta müts maha, ütle tere, kord ja kogus. Muidu ma sulle veel näitan. Hei, lase lahti! Lase lahti! Muidu võtan sulle veel ühe siraka. Hei, lase lahti! Lase lahti! Muidu panen sulle tagakätpadega sellise löögi, et see jääb sulle eluks ajaks meelde. Hei, lase lahti! Lase lahti!
juba jänesena. Nüüd lükitad siin nii kaua, kuni ma hakkotsin ja tule teen. Siis küpsetan su ära, kulla naabrimees. Tiimus tahan. Aga lõhkuda palun. Ära ma tohin kigumita. No jaa, tule tegemiseks on omajagu vaeva näha. Tuleb puid tõssida ja lõkke üles teha. Parem risikan siin puu otsa. Aga ütle ma palun. Ära ma tohin kigumita kulutada. Samas mul pole nööri. Parem viskan siin vette. Viskan sügavale, kui tahame. Aga ütle ma palun. Ära ma tohin kigumita kulutada. Ah, et seda sa siis kardadki kõige rohkem. Muidugi viskan ma siin kigumitsa põõsasse. Ei saa jaksa. Või ei jaksa. Ha! Kigumitsa põõsas on mu kodu ja mu kinnitus. Siit sa mind enam kätte ei saa. Rebane juhus juba jääkoonu peale tõsiselt hammast. Ta kohtas metsas hundisandat. Rebaseisan, mis sinuga juhtunud on? Oled täitsa otsa jäänud. Hirmus kasutab ülekaks kohe. Jääkkoon on täiesti üle pea kasvanud. Kord põletasin kasuka ära. Jääkkoon soovitas mulle siirium-piirium salmi, mis pidi olema põletuse ja vilikastu. See soli, mida mulle andis, oli süüdamürk. Kui ma tal samas kinni sain, siis vabandas, et oli vale rohu andnud. Siirium-piirium salmi asemel pundar-pandar plaastri mulle sokutanud. Ei hellitanud kumbki rohi mu põletushaavu. Oi, mind pandi koerte eest kastu sisse kinni ja hakati millegi väga pidedaga kirjutama. Vaevu pääsenud tema mõttes teadsin. Ma olen natukene ringi vaadanud. Äkki peaks elamiseks uue metsa vaatama. Ära sa sega, kulla